Mis sa pusserdad? Kuule, tuli veitseks prompt kalale minek ja polnud mahti ja õhtul rakendusi teha, tuleb autos teha. Teeme lipse. Mis sa tegelikult eile õhtul tegid? Nimekirja, mida ma pean täna tegema. Ja kalale lähme Kotsu püüdma. Paadrema jõele. Paadrema. Ma saan mine sinna. Ma panen mind Paadrema juurde maha. Panegi Paadrema juurde maha. Sa ütlesid Paadrema. Sina ütlesid Paadrema. Me võime vaadata videos. Mina ütlesin Paadrema. Sina ütlesid Paadrema. Paadrema on õige. Paadrema. Sa sinna. No ma trütkisin sinna kepsiga nüüd Paadrema sisse. No mind pole Paadremas. Aga mine persse. Ise tean, kus läheb. Mina on roolis. Hoiatus, saate tegid vastu oma sõnade eest ning jätavad omale õiguse seisukohti muuta. Kui antud saate vaatamise kaasneb kalasaakide vähenemine, siis palun pöörduda professionaalide poole. Tutvustaks natuke plaani või? Kell on... Kell on 10 pärast 1. Umbes 2 paiku oleme jõe ääres. Alustame päevast püüki. Siis teeme igaks juhuks bussikongi omale armupesa valmis. Öine püüd läbi võtab ja pärast enam ei jõua pesa ehitada, siis on valmis punutud. Ja siis püüame, mis kellani? Kaua luks võtab ja... 12 ikka. Ma arvan, jah. Tervitusi Jurakale, kes meid stiilselt üle lasi, pidi ka kaasa tulema. Nüüd ei võta toru. Tore. Mul on mõne daami käes. Joh, ei tii. Isegi Maanteamet eksib. Piinlik. Käku on loodusteaduste doktor. Temaga ei vaielda. Raisk. Paadrema jõgi on selline pesikene jõgi Pärnumaal. Alguse saab Tõhele järvest, voolab põhja suunda. Tiilimaa küla juurest pöördab natukene läände ja suubub otse Paatsalu lahte. Pikkus on lühike. 30 kilomeetrit. Kuule, tee hea still. Tõmba perseli ennast siia praegu. Oota, mis pidi su üle jõe jõud? Kas nii pidi nagu siit sinna poole üle jõe või siit sinna poole üle jõe? Kui sa siit ujud? Stiil on see, kui sa filmid, ma lähen alla voolu lihtsalt. Kangestun ära. Ma ei oskaks mitte midagi teha. Ja vist mustustaks ära. Pärast näitad Maret, vaata. Läheb. Vist süda seiskus ja nüüd läheb alla voolu. Vaata, kus kenasti loperdab. Mis siin ikka? Saadame paar rakendust sisse ja siis Oinas näitab, kuidas korrektseid rakendusi teha. Nii, kõigepealt läheb pealiini otsa landilõks, landivaheti, kuidas keegi nimetab. See konkreetselt on siin selline firma nagu Agat. Väga väiksed, aga samas sitaks tugevad. Nii, edasi siit tuleb nüüd panna kolmik. Süsteem väga lihtne. Siit läheb tamiil tina juurde ja teise lipsu juurde ja siit läheb teine lips. Mis jämendus siis sellel 0,3 on rakenduse pealiinil?
pealiin on sellel 0,4. Ahah. Elips ja see vahekoht tuleb 0,3. Et kui midagi katki läheb, siis läheb kõige nõrgem lüli. just ja jääb alles see kolmik pöörel ja landi kinnitab alles. Et ka tinad alles jääks, oleks mõistlik teha lipsud kõige peenemast tamiilist. Et niimoodi, nagu kohe näete, ei tasu oma rittu mitte kunagi hoida. Ja kuna meie saade ei ole veel nii populaarne, meil pappi läks üle, siis me isegi nalja pärast ei näita, mis võiks juhtuda. Jah, aga ma panen nüüd siia viimase kinniti külge panen nii tina kui ka lipsu. Üks nipp veel, enne kui sõlme kinni tõmbad, oleks kasulik tatiga pereks teha, jääb tugevam sõlm. Sul juba kala käes või? Vaevu 10 minutit kohal on, idvasin just sisse, juba on latikas käes mul. Kõva vana raisk. Aga ma arvan, et paneme selle söödaks. Ma arvan ka. Jah. Ma ei tahaks küll pessimist olla, aga ma väidan, et nii suurt kala me täna siit tegelikult ei saa, kui me söödaks ossime. Ja ma arvan, et me koju viime ka vähem kala, kui me söödaks kaasa võtsime. No aitab küll plamas. Paneme õiged rakendused ka liikuma. Vesi ja rakendus ja vette. Loh ja. Hea ise. Ma natukene ikka sihtisin ka. Aga jumal nüüd hoiab selle eest, et siia kala otsa ei tule, sest nagu näha siin on jää, et siit ei saa kätte. Traditsiooniliselt pannakse ridva otsa kelluke. Kuuleb. Kusjuures, kui on nagu suurem seltskond koos, siis sa muutud eriti populaarseks, kui sa käid ringi niimoodi, et sul on vähemalt 2 kellukest kogu aeg taskus. Kõik hakkavad sind armastama. Aga vaat mina olen niisugune tehnikahuviline noormees, et mul peab ikka igal asjal mingi propeller küljes olema või vähemalt üks leed tuluke kuskil. Ja siis mul on niisugused vigurid. Selle keerame ridva otsa külge. Tuleb roheliselt. Käib iksaks. Käib roheline. Vilgub esiteks. Vilgub roheline ja nüüd kui tõnks käib, hakkab punast vilkuma. Tule siia ja joostes su ritt läheb. Ja kohe läheb vist minu oma ka. Püügikohti natuke vajaka. Teeme põhimulgu lahti. Skid üle. Kus see isegi kannaks sealt. Nüüd on küsimus, kuidas saada sinna. Kuule! Me saame parve ehitada. Paneme euroalused sinna plärts ja kõnnime nagu mööda silda mööda ja taome ära. Ah, teeme silla. Mõeldud tehtud. Miks? Üle ma käin vette. Ma tean seda. Ma paneksin selle sinna edasi. Edasi veel. Tahad lihtsalt kõrgemalt vette kukkuda või? Astu sinna poole, vaata mis juhtub. Mis juhtub, mis ise arvad, mis juhtub? Ma tean, mida sa muudad. See siit ei kalla siit. Too alused ära ja. Sillaplaan läks lörri. Jäälekivi 2 veel. Läkski teine liikvele. Great success või? Meie ritvadele. Mu esimene rakendus läks. Rakendusi kulus veel. Jää lõikas läbi. Õnneks me oleme niisugused härrad, kes oskavad tina panna. Mis me siin teeme? Keerame vanadest kitarriöötest endale tinade jaoks aasasid. Kus me tina saame? Räägi sellest lähemalt.
liigume siia poole. Oli üks raadioteel sõidetav purjekas. Juhitav. Ei, sõidetav. Seal kiil jäi üle. Siin on Ikka tina. kooli ennast üle. Sulatame üles lusikasse. Sinu keeratud vigurid otsa. Tuleb tina. Parem meetod, parem. Arvad vähe. Kui ei saa nõuga, saab kui valda jõuda. valmis. Ilus lugu see on. See on juba tena. Tina jahtumine võtab meeletut aega. Katsume protsessi kiirendada. Hea küll, jäi. Valu juba antud küll, vast piisab. Hämardama. Ligad sees, tuluksid küljes, mida ainult ei ole, luts, hakkab tulema. Algab uus rubriik. Tulejumal teeb tuld. Kus sai? Üks kunagine sõber kinkis selle Kunagine? sünnipäevaks. Ta oli niisugune pauk, et nad viitsid aga rohkem suhelda. Ainult kalal käid mõnikord. Vahest. Ja tuutu, kes kus hoida tahab seda, mina hoian näiteks seljakotis, aga see mees, kes selle mul kinkis, ma ei tea, kus tema seda hoiaks. Kõrva taga. Tal on suured kõrvad. Kui ma võin segada, siis tegelikult tuul on sealt poolt, siis oleks mõistlik teha. Tulejumalat ei õpetata. Väga hea asi. Tikul muutus. Mul ka. Aha, et tikuga pooli. Muli paber, see peaks jääma sära küünal. Unustad ühe pulga kuradi. Nii. Ausõna läks sellega. Tikud on kaarist väljas. Läks sellega, ausõna. Ta pole hullu, ma arvan, ta kustub ära veel, nii et saad uuesti teha. Läheb pimedaks. Luts hakkab toimetama. Meie ka. Luts, va libe kala. Haigen 5. Jaha. Noh, kena poiss ju. Ei saa midagi valgu öelda. Vaata näita sulle. Kas sul on need kaasas need kuradi pikad? Tõsi. Esines ka tagasilööke. Varustus ikka puruneb. Kuule, ega mina süüdi pole, see sul katki läks. Sul on täna, kui inventuuri kohe praegu hakkad tegema, siis lampidega -2 ja ritvedega -1. Kus ta siis nüüd sedasi? Niiskus on vist vale. Vist küll. Sööd, ei tegelikult ma olen kanalil otsas. Päris. Ja enamus need äraminekud on mina julgen väita, et kalada otsas.
ronin kuskile kaua päris. Kuule, aga paneks pauvalakat selle peale. Meie õnne kohaselt oli loomulikult vesi ebanormaalselt kõrge. Pask ujus nii alla kui ülesvoolu, viies kaasa rakendusi, lõhkudes ritvu ja moraali. Sinna mine. Noh, see on ilus lutsupoiss. See ju täitsa viisakas poiss. Mõjuga võitleb tänase päeva, kui mitte rekord, siis teise koha mees vähemalt. Ma arvast, see on tänapäeva suurim. Noh, tuli väike lutsupoiss või? Jah, ja nii sügavalt, et elavate kirjad ei jäänud. Pane ta nii väike ühti. No, jah. Peenike, aga pikk. Sina kui loodusteaduste doktor, äkki oskad pajatada mõne põneva fakti lutsu kui lota kohta? Kas võtsid su ainsa fakti ära praegu? Ei, kuigi ma ei ole ihtoloog, siis jah, esimene asi, mis meenub, on huvitav see, et luts on ainukene tursaline, kes elab magevees. Antud meil muidugi luts on nii-öelda meres, mis on soolane vesi, aga tegelikult see on riimvesi, meie kandis on vist 3 promilli. Promilli? Jah, promilli. 3 promilli mulle meeldib. Isegi mul on rohkem. Ma ütleks, et nagu nii-öelda inglise keeles populaarselt öeldes, et take home message on, et luts on libe nagu litsi kube. Osad kaasvõitlejad andsid alla. Meie mõtlesime, et proovime veel. Uued söödad otsa ja ootame. Tasus oodata. Väike, aga värske. Nagu ebainimlikest püügitingimustest oleks veel vähe olnud, oli ka seekord luts väike. Meil korralik mereluts oli juba kudend ning ammu alla voolu läinud. Järele jäid meil ainult viimased väikesed kudelid. Täna õhtul ei külmeta mitte üks oinas. Meil on kaasas 6-8 tekki. Lebo, matid, asjad. Mõnus ööbimine tuleb. Mõmmu. Noh, kas armupesa valmis või? Nii armupesa ehitasidki meile või? Sinus küll korralikku isalindu ei saa. Sellepärast mul nii vähe. Kurne ongi. Oinas jäi veel passima. Rahutus ju hinges. Käkur rohkem kala. Istus lõkke ääres, mõtles elule järgi. Kosmose piiramatus ei andnud rahu. No tuli veel üks. Aga tasus passida. Libedik välja. Noh, minul loomulikult. Kaemist lätlane teeb. Teiste püügivahendite kallal. Ei mina mäleta, et oinal oleks Nevska ja Ritt olnud. Abiks seegi. No mis seal ikka? Ridvad tonkad kokku ja koduminek. No olgem ausad. Tagasitee ei olnud kõige ilusam. Siirdugem otse kööki. Kokarubriik! Täna teeme lutsust sülti. Esmalt kraabime lutsult lima maha. Hulluks ei tasu minna. Väike lima on alati tere tulnud. Soolja välja. Maksa võib kassile anda. Ja rümba loputame külma vee all. Süldi jaoks lähme vaja vürtse, sibulat, porgandit, veidike selatiini ja loomulikult lutsu. 1,5 liitrit vett. 1,5 liitrit vett, poik. Paneme juba sooja, siis lõigume lutsu. Küsimus Käkule. Kas need on sibulad või? Ja lõikame 5 sentimeetrist tükkideks, et keeks kiiremini. Kuigi niisugused saapapahelad keevad nii või naa, aga... Saab 2 tükki kokku panna, et saaks 5 senti kokku. Kuule, oi! Kus ma mõtlesin, et põnn läks, ütles maitsev porgand. Maet, kuule! Porgand oli... Maet, see porgand oli süldi ju. See võtti. Kust tema sülti ühe porgand oli? Vahet ei ole, see on ju maitse jaoks ainult.
ei no päriselt, ega ta sülti sisse ei lähe ju. Seda fileerimismaaga küll tehke. Tuleb. Laseme vaikselt keema, siis tõmbame, ma ei tea, nõrgema tule peale natikene. Vaatame, mingit sodi hakkab liiga palju peale tulema, siis võtab ära. Tuleb selgem sült. no mis seal ikka, hakkime porgandi ära, natukese sibulat ja kallame želatiini vette tahenema. Siis saab sült tihkem. Järgmisena juurikad, natuke liidi peale ka. Ja maitseained. Tegelikult võiks sinna sisse panna peterselli, kuid kuna Onts on selle allergiline, ma eriti ei taha, et mu sõber läheks kärnima koer, siis las seekord jääb mäi. Vaikselt on keema läinud, tõmbame siia peale ja juba mingi sodi üles visanud. Väga vaikselt tegi. Vaikselt võib korsetski. Mul on kiire. Ja pärast siis tustlahuga lased läbi või? Tuslahi. Tustlahu? Tuslah. No selle samaga, jah. Mingid uurnud juba turitavad. Miks? Why? Kala on pundunud. Paned õue jahtunud pondi, paneb kõik. Tähendab, toob ise uued. Lisame selatiini ja lahustub ära, siis kurname selle möksi ära. Aijaa! Viskab tuli üle turjale. Peale keetmist on vaja kala loomulikult puhastada. Peale puhastamist tuleb teha kala peeneks ja peenestatud kala jagada ühtlaselt süldinõude vahel. Ja hiljem leem peale ja kallerduma. Järgmine õhtu sült on kallerdunud. Mõle on ilusam, mõle koledam. Hakkame pihta. Hakkame. Ma võin silepit pakkuda. Mulle ei maitse kala. Mulle maitseb, mina tahan ilma silepit. Kenasti venib. Venib. Võiks siis öelda, et natuke paksem kui sült. Leiba. No, aitäh. Proovime. Head isu. Head isu. Põrssa moodi või? Kuidas mis hakkasime, jah? Maitsev kraam. Jääme proovime lutsust midagi muud. Proovi sirepiga. Läks seekord nagu läks. Järgmine kord läheb paremini. Läheb ta jee.